Ettevõtjate nimel peab kõne Ivo Suursoo, Columbus Balti regiooni juht. Lisaks on ta ka Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooni käivituskoja juht. Ole hea, Ivo! Austatud president, ministrid, head ettevõtjad ja ettevõtluskeskkonna kujundajad. Lubage mul korraks hüpata tagasi ajalukku. See oli aasta 2014, kui uuringufirma Gartner ütles välja, et tuleb aeg, kus igast ettevõttest saab IT-ettevõte. Täna 7 aastat hiljem, see on tõde. Aasta hiljem, 2015, sõlmiti Pariisi kliimakokkulepe. Täna 6 aastat hiljem, kõik progressiivsed riigid ja suurettevõtted kindlasti omavad oma agendas rohepöörde elemente. Ettevõtjad, meil on väga suur tähelepanu digipöördel ja rohepöördel, aga meil on üks pööre veel käivitamata, see on innovatsioonipööre. Ja miski mu sees ütleb, et just aasta 2021 võib olla see aeg, millele me vaatame tagasi, miks mitte 5 aasta pärast öelda, et siis see kõik algas. Ja siin on mõned tunnused, ma toon teile need näited. Just sellel aastal kinnitas meil Riigikogu visioonidokumendi Eesti 2035. Majandusministeerium ja Haridusministeerium panid esimest korda kokku 4-elemendise ühisarengukava, teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus. Mõlemad need visioonidokumendid räägivad sellest, et Eesti majanduse keskmine tootlikkus peaks liikuma 80%-lt 110%-le Euroopa keskmisest. Me tahame Euroopast mööda minna. Daamid ja härrad, see ei tule niisama. Aga on mitmeid häid märke. On häid märke sellest, et vaatame, mis on teinud startup kogukond sellel aastal, suurepärase kasvu. See on just kogukond, millel on DNA-s uuendus. Vaatame tänaseid ettevõtjaid, keda siin on tunnustatud. Suurepärased näited. Aga mure on selles, et neid on paarsada. Meil on neid vaja 1000 või mõni 1000. Ja selleks, head kolleegid ettevõtjad, mul on teile palve, mul on teile üleskutse. See oli selle aasta märtsis, kui Tööandjate Keskliit koos presidendiga Kersti Kaljulaid asutas 2% klubi. Klubi, mis tunnustab ettevõtteid, kes panustavad 2% oma käibest arendus- ja innovatsioonitegevustesse. Minu unistus on, et teie kõik oleksite selle klubi liikmed. Te peate tegema 2 sammu. Esimene samm, te plaanite oma järgmise aasta eelarvesse 2% oma käibest R&D kuludesse. Siis te teise sammu, te teete endale selgeks innovatsioonijuhtimise parima praktika ja lepite selle kokku oma ettevõttesse. Kui te olete need sammud teinud, daamid ja härrad, me võime 5 aasta pärast umbes sellisel laval tähistada seda, et lisaks digipöördele, lisaks rohepöördele on Eestis käivitunud innovatsioonipööre. Kolleegid, viime Eesti riigi digiriigist innovatsiooniriigiks, e-riigist i-riigiks, kõlab päris huvitavalt. See on meie käes, vähem rohkem, mitte ainult meie käes, see on meie vastutus. Meie peame seda tegema oma tulevaste põlvede jaoks. Kus see lisandväärtus tuleb? Meie käest tuleb. Teeme ära. Aitäh teile!